Kas otsus Estonian Cycling Weekendile tulla, ütleme, et põhimõtteliselt on sinu poolt on positiivne, juhul kui klubi lubab, et oli see sinu jaoks lihtne? Jah, et minu poolt on otsus tehtud, et mina tahan sõita Estonian Cycling Weekendi ja pean veel meeskonna nõusse saama, et praegu 100% kindel, et ma tulen Estonian Cycling Weekendile, aga kõikide jõududega ma arvan, ma kauplen selle loa välja, isegi kui nad selle luba väga ei taha mulle anda. Aga mis sind motiveerib sellel sündmusel osalema eelkõige? No see on ikkagi Eesti rattaspordi, maanteerattaspordi suurim võib-olla üritus siin Saaremaa peal ja tahaks ikka võidumaitse suu saada, et siin sellistel kõvadel Eesti sõitudel, et mäletan, kui sõit esimest korda korraldati, siis ma olin 15-aastane ja vaatasin niisuguse vesise suuga raja ääres, et sellised kõvad tipud seal sõidavad, et nüüd olen juba sealmaal, et see sõit on hinge jäänud ja tahaks ise selle sõidu ära võita. Milline sulle neist 3 plaanitavast etapist endale kõige rohkem meeldida võiks? Noh, nad on kõik sellised prestiižsed sõidud, kuid ma ütlen, et ma räägin kõikide Eesti ratturitest, kes neid sõit sõidavad, et kindlasti kõige magusam ja mõnusam sõit on just see Tartu linna tänavatel sõit, et seal on seda rahvast võrdlemisi palju ikkagi raja ääres kogu aeg ja tuttavaid ja sõprused ja väikseid vänne ja see ring on lühike ja huvitav, et see sõit on kindlasti kõige popim ja prestiižsem meile kõigile, kui Tartu rattaralli on ka väga südames, et Tallinna GP, see on väga ilus sõit, aga see jääb 3. kohale nii-öelda minu vaatenurgast. Ma küsiks seda, et Tartu rattaralli on tegelikult ju selline sõit, kus profiratturid sõidavad siis kõrvuti 3000 karvajala või harrastajaga, et tegelikult seda väga tihti ei juhtu, et sinu tasemel mehed sellistele võidusõitudele starti asuvad, et kas sa teed seda rõõmuga ja see on oluline või sa teed seda pigem kohustustest? Ei, ma ei tee kindlasti kohustust, et Eestis, kui ma siin GP-del juba olen, siis ma kindlasti tahan sõita rattarallit, sest rattaralli on ka jälle selline sõit, mille kõrval olen kasvanud ja alati, kui ma sinna rattaralli starti, vähemalt viimased paar aastat olen läinud, siis ma ei ole kunagi läinud sinna matkama, seda lihtsalt rahulikult läbi sõita, et alati ikka võidutahe isesest ikkagi rattaralli ära võita, suur üritus Eestis ja jah, seal koos nende karvajalgadega sõitmine on üsna koomiline kah, et hoolimata sellest, et võib-olla nad on karvajalad ja sõidavad hoopis teistmoodi või ilusugused tipud, et vahepeal panevad need mehed imestama, et mäletan, et siin paar aastat tagasi oli veel Vinissini 30 kilomeetrit ja üks maastikurattaga mees oli pundis, et see võttis küll kiruma, et nendel karvajalgu ei tasu kunagi unustada, et nad on ka päris kõvad. Aga kas koduseinte vahel võistlemine on ratturite jaoks ka sama oluline, ütleme, kui näiteks väljakuspordialadel? Jah, kindlasti, et kui koju tulla, siis ikka just selliste suurtel sõitudel, et kodust tuleb selline suur sõit ja ma juba siia tulen, siis olenemata vormist soovin alati endast maksimumi anda ja kindlasti ka seekord, et see motivatsioon ja tahe on väga kõva sellistel sõitudel, mis toimuvad just kodus. Aga kui vaadata korraga nende radade enda kulgemiste profiili, siis kuivõrd need Estonian Cycling Weekendi trassid sulle meeldivad ja sobivad? Noh, need on niisugused huvitavad ja teistsugused sõidud, et ma ütleks, et Euroopas päris selliseid teid
ja sõit ei ole, et seal on Euroopas on kõik hoopis teistsugune, et siin on küll sile, aga tuul mängib niivõrd palju rolli, et kui Euroopas siledal maal ilmselt toimub suur grupivinnis, kus 200 meest initsieerib koos, siis sellist asja ei ole juhtunud ühtegi korda Tallinna GP-l ega Tartu GP-l, et see tuul väsitab mehed siin nii ära, et tavaliselt tullakse 2-3 vinisesse, et see väsimus, mis tekib siin juba ilmaoludega, et see peaks mulle sobima, et tegelikult nagu rajaprofiil mulle ei sobi, sellepärast et suuri mägesid siin ei ole ja et võib öelda, et olenemata raja lamedusest on tegemist siiski teatud määral head vormi ja oskusi nõudva sõiduga just selle tuule pärast. Just nii jah, et Eestis on tihtipeale teed ei ole ka sellised päris sileda asfaldiga, et nendel pinnatud teedel veereb ratas hoopis aeglasemalt ja peab palju rohkem jõudu kasutama, et see röövib väga palju jõudu. Kui Jaan Kirsipuu oma hiilge aegadel oli oma koduklubi Saare 2 F-is nii mõjukas mees, et võttis 6 meest ja mehaanikud ja massöörid ja tiimiautod ka taha ja tuli Estonian Cycling Weekendile, et kas on loota lähiaastatel, et sina samaga vastud, et sinu põhimeeskonda siis ka kogu meeskonnaga siin stardis näha saab? No ma olen suhteliselt kindel, et me tuleksime see aasta kogu meeskonnaga, kuid kuna meil klubi on palkanud niivõrd vähe mehi, et meid on vaid 24 ja 2 on vigastatud ja samal ajal toimub muid võidusõite, enne on väga palju võidusõite, siis lihtsalt meil ei jää aega üle tulla, et Jaanil oli omal ajal AG2R-is 30 meest, et kindlasti kui meil oleks 30 meest, siis me tuleks see aasta kogu meeskonnaga,